sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saatevaatajad. Kevad on aeg, mil iga naine tahab tunda end värske ja säravana. Seda nii oma enesetundes kui ka välimuses. Tänast saadet alustame juuste teemal ning võtame fookusesse blondid toonid ja selle, kuidas hoida neid kirkana. Anneli, milles seisneb K18 Triple Bright lilla šampooni erilisus? Jaa, K18 tootevalikusse ongi lisandunud lilla šampoon, mis teeb kindlasti rõõmu kõikidele blondidele. Aga ma pean ütlema, et ta ei ole ainult blondide toode, vaid ta sobib kõikidele klientidele, kuna ta on 3-toimeline lilla šampoon. See tähendab, ta kõigepealt puhastab juuksed, ehk ta eemaldab juustest metallide mineraalid, siis ta eemaldab juustest soovimatud kollakad ja oranžikad alatoonid ja 3. toimeainena hoiab ära nende taastekke. Ja kui tihti tuleks siis seda toodet kasutada? Oleneb, kui tihti juuksed pestakse, aga me soovitame kasutada võib-olla mitte tihemini kui kord nädalas. Sellepärast, et ta siiski ka puhastab juukseid ja võib-olla tihemat puhastust ei ole vaja. Kuigi nüüd see toode erinevat võib-olla paljudest teistest ei kuivata juukseid. Ta ei värvi ka juukseid lillaks, et näiteks just blondide puhul paljud blondid kardavad, et kas sellised lillad toonid ei jäta mitte lillakat läiget. Nüüd see toode ei jäta, kuna ta on pahuse konsistentsiga, mis tähendab, ta ei ole liiga pimenteeritud. Tema esimene eesmärk on siiski puhastada juukseid ja ühtlustada juuste tooni. Nii et seda võivad kasutada nii blondid, kes saavad siis ühtlasemaks ja säravamaks oma blondi, kui ka satäänid, kellel on mõned highlightid võib-olla tehtud, et need siis särama lüüa vastavalt, aga ka tumedapäised, kellel on vaja siis lihtsalt süvapuhastust teha, näiteks enne värvima minekutki. Et sa saad sellega kodus enne ära pesta ja siis lähed salongi järgmisel päeval võib-olla juuksed toonima, et alus on puhas ja toon jääb kaua kestvam ja säravam. Triin, jaga palun meiega oma saladust, kuidas sul on nii ilusad säravad blondid juuksed? Aitäh! Blondide juuste puhul on ju põhiliseks probleemiks see, et tõesti nad mõne aja pärast lähevad selliseks kollakaks ja muutuvad tuhmiks. Ja ma olen ka päris pikalt otsinud tegelikult sellist enda jaoks mõnusat ja sobivat toodet, mis juukseid ei kuivataks liiga palju ja mis annaks koheselt sellise mõnusa puhta tunde ja siis ilusa sära ka ja selle blondi värvi hoiaks erksena. Ja ma pean ütlema, et ma nüüd olen leidnud selle oma unelmate toote. K18 on välja tulnud uue sellise Triple Bright lilla šampooniga, mis on tegelikult nagu vaht. Ja minu jaoks oli küll pärast esimest kasutuskorda ma kohe tundsin seda, et juuksed olid eriti mõnusalt sellised kohevad, puhtad, just see puhtuse tunne oli nagu nii mõnus. Ja kui ma siis juuksed ära kuivatasin, siis ma nägin seda ka, et täpselt selline tunne on, nagu sa oleksid just juuksurisalongist tulnud ja ma ei tee siin nagu lihtsalt niisama reklaami, vaid oligi nii, et sa näed seda, et juuksed säravad ja need sellised highlightitud salgud on kõik ilusasti välja tulnud. Et see oli küll üks selline toode ja vahend, mis nüüd kindlasti saab olema minu juuksehoolduse juures A ja O. Ja mis mulle väga meeldis ka see oli see, et ta ei kuivatanud niimoodi nagu paljud need lilla šampoonid teevad. Ja veel see vaht, et kui sa paned selle vahu endal niisketesse juustesse, seal ei ole seda ohtu, et sul juuksed lähevad siis äkki järsku lillaks, kui sa seda peas hoiad, et sa hoiad seda paar minutit peas ja ta annabki sellise mõnusa natukene külma sära sinna juustele juurde. Ja mul on hea uudis ka saate vaatajatele. Nii meie Instagrami lehel kui ka hooaja Instagrami lehel käib just loosimäng, kus me loosime 3 õnnelikule võitjale välja 3 Triple Bright šampooni. Nii et head loosiõnne! Kui meeste vabajärjetus muutub üha vabamaks, siis ülikond on see, mis püsib ajas klassikalisena. Hugo, kuidas valida ülikonda vastavalt sündmusele, näiteks tööks, pulmadeks või kas või lõpetamiseks? Jah, see on väga õige küsimus, selles mõttes kiidan, et selle järgi tegelikult sellest tulekski alustada, et me küsime, milleks meil seda kõike vaja on. Seal ütleme, esimene asi, mis ma ütleks, mängib rolli, ongi kangas. Värvid ja kõik siuksed asjad minu jaoks on alati teisejärgulised, sellepärast, et need on rohkem seotud maitsega.
mis puutub näiteks tööülikonda, see on super näide. Tööülikond on siis ülikond, mida reeglina kantakse väga tihti, ehk siis võib-olla ülepäeviti või iga päev. Tal ilmselt peab olema mingi siuke konservatiivsuse tase või esinduslikkuse tase. Ehk siis sellelt tulenevalt me juba piirame ennast näiteks värvitoonide ja materjali kiuga. See materjal võiks olla mugav, võib-olla isegi veniv, võib-olla mitte kortsuv, väga hingav sisetingimustes. Samamoodi on siis konservatiivsemad toonid enamasti nii-öelda eelistatud töökeskkonnas, näiteks sinised, hallid, mustad või tumedad, esinduslikud toonid. Et see tööülikond ongi kõige parem näide, sest seal on kõige rohkem võib-olla neid piiranguid, et kuidas on vaja kanda asja. Ja erinevalt siis tööülikondadest pulmaülikond on vastupidi suuresti ikkagi seotud selle sama maitsega või eelistustega, mis inimestel endal on. Küll aga seal on ikkagi välja koorunud sellised loomulikud kriteeriumid, mida enamus tahavad, et see oleks, mis number 1 on näiteks see, et ta oleks ilmselgelt eriline, et peigmees näeks välja nagu peigmees, mitte nagu osa külalistest ja et see oleks meeldejääv ka piltidel pärast ja nii edasi. Ja tegelikult Eestis elades, Eesti mees on praktiline mees, paratamatult on kriteerium ka see, et see oleks praktiline, ehk siis, et seda saaks pärast mitmel viisil kanda ka edaspidi. Et sellele mina enamasti keskendungi, et mis iganes ülikonna me teeme, see on asi, mida sa saad pärast kanda nii pidulikult kui casualilt, kas või igapäevaselt või tossudega, et ikkagi maksimaliseerida seda investeeringut, mis me siin teeme. Ja lõpetajate puhul on selles mõttes sootuks põnev. Neil on see, et nemad on noored, nad teevad seda, mis nad tahavad, neil on oma stiil ja see on selles mõttes võib-olla isegi, et töö mõttes kõige põnevam osa, mida teha, sest seal on kõige rohkem sellist kastist välja mõtlemist. Igasugused reeglid on vastu taevast, kriteeriumid on vastu taevast, lihtsalt, et saaks ainult nii-öelda enda isikupära näidata. Mis teeb ühe ülikonna stiilseks ja meeldejäävaks? Kindlasti mitu elementi. Minu jaoks on oluline see, et kangas ja lõige on minu jaoks tavaliselt esimesed. Kangas ennekõike sellepärast, et kangas peaks olema sihilikult valitud ja tänapäeval on kuidagi see mall, et ülikond on peenvillast, teeme peenvillast. Tegelikult see materjal võiks olla üsna spetsiifilistel kordadel kasutatud, mitte üldse siuke laiem standard. Ja sama on tegelikult tegumoega, et kuidagi ma näen, et inimesed on harjunud nägema ülikonda kui mingi ühe asjana. Siin on näiteks selles mõttes hea näide, et see asi tehniliselt on täpselt samamoodi ülikond. On komplekt, püksid on samamoodi, küll aga ta ei näe mitte midagi välja sellist, nagu on näiteks klassikaline mingi sinine business ülikond või pulmasmokk. Ta on hoopis midagi muud, aga sellegi poolest võib seda nimetada ülikonnaks. Ta on lihtsalt täiesti teistmoodi kantav, täiesti teistsugustele sündmustele ja sealt edasi on juba detailid, millest ma ka alati nii-öelda rõhutan inimestele, et detailid, ehk siis lipsud, taskurätikud, kaelarätid, rinnamärgid, ma ei tea, päikseprillid, kõik siuksed asjad on need, mis lõpuks ehivad selle asja ära. Et siinkohal jah, see vundament on oluline, samas kui anda mulle näiteks maailma kõige nii-öelda igavam ülikond, siis detailid on need, millega saab selle nagu täielikult ära päästa ja teha sellest midagi täiesti uut. Meil on Gildi kampaania on juba lõpusirgel, ehk siis kuni jaanipäevani tellijate vahel loositakse välja ühele õnnelikule raha tagasi. Seega siin on eriti jutt lõpetajatele, et teil on juba kiire, ehk siis tasub panna aeg kirja ja tulla konsultatsiooni. Aastast aastasse muutub päike üha intensiivsemaks. Laura, mida see meie naha jaoks tegelikult tähendab? See on tõsi, et päikese intensiivsus aasta lõikes suureneb ning see tähendab siis seda meie nahale, et päikese kiirgus ehk siis UVA ja UVB kiirgus tungivad nähtamatult meie nahka ning põhjustavad fotovananemist. Seetõttu peaks olema päiksekaitse meie igapäevane harjumus, mitte ainult suvel rannas käies. Viimasel ajal räägitakse väga palju mineraalsetest päikesekaitsetoodetest, aga miks nad ikkagi nii populaarsed on? Ja see on tõsi, et mineraalsete päiksekaitsetoodete trend on tõusmas just nimelt seetõttu, et need tooted sisaldavad siis füüsikalisi filtreid ja nad ei imendu samamoodi nahka nagu imenduvad siis keemilised filtrid ning tooted on sobilikud ka tundlikule ja atoopilisele nahale. Lisaks siis sellele sobivad tooted ka rasedatele ja rinnaga toitvatele emadele ning samuti sobivad need tooted ka neile, kes ei kannata siis keemilisi filtreid.
ja toodete siis eripäraga sõltub selles, et nendes Babee päiksekaitsetoodetes on kasutatud unikaalselt tehnoloogiat nimega fotobioom ja fotobioom siis aitab meie nahka kaitsta ka päikesekiirguse eest ning taastada nahka. Minu käes on tooniga mineraalne päikesekaitsetoode. Laura, kas see asendab jumestuskreemi? Ütleme nii, et ta võib asendada, kes on harjunud siis sihukest igapäevast kerget meiki kandma, võib seda siis kasutada nii-öelda jumestuskreemi asemel, kuigi toode tegelikult sobib ka jumestuskreemi alla kasutamiseks, et variante on mitmeid. Ning lisaks siis sellele tooniga fluidile on siis mineraalsete valikus veel ka siis sihuke kerge läbikumav toode. Nimelt on tootel siis natukene ka lisatud tooni, aga seda nahal ei ole näha ja lisaks on siis ka lastele mõeldud fluid. Tavapäraselt inimesed kipuvad arvama, et mineraalsed päiksekaitsetooted jätavad nahale valge kihi, aga Babee tooted ei jäta. Ma ei ole ise mitte ühtegi päikesekaitse pulka näinud. Mis on? See, mis sul käes on siis Babee mineraalne päikesepulk mõeldud silmaümbrusele. Selles mõttes on see väga unikaalne toode, et kellelgi teisel turul sellist toodet ei ole. Ja see toode on siis sobilik tundlikule silmaümbrusele ning samuti võib toodet kasutada ka protseduuride järgselt ning on sobilik ka siis pigmentatsiooni muutuste korral kasutamiseks silmaümbrusel. Me ei ole veel rääkinud lastest ja neil on ju tõesti kõige õrnem nahk. Kuidas neid kaitsta päikese eest? See on tõsi, et laste nahk on väga õrn ning seetõttu on päiksekaitse väga oluline, eriti siis lapse eas. Siin laual on siis Babeel valikus 4 erinevat toodet, et on olemas siis päiksekaitsefluid näole, on olemas päiksekaitsesprei kehale, on olemas päiksekaitsepulk ning on olemas siis ka päiksekaitsesprei. Eelmisel aastal rääkisime uutest huule- ja põsepunapalsamitest, aga ma näen, et siin on nüüd lisandunud uued värvitoonid. Ja see on tõsi, et Babee on laienenud siis oma valikuga, et nagu näha, siin laua peal on siis veel selliseid värvikaid toone, et tegelikult leiab sobiva tooni igaüks. Babee päiksekaitsetoodete valik on tänaseks väga suur ning tõesti tooteid leiab igale nahatüübile ning tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning apteekide veebipoodides. Gold Time, sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Oleme külastanud palju salonge, kus tehakse näo- ja kehaprotseduure erinevate aparaatidega ning nüüd aga uurime, kus toodetakse neid tarku seadmeid, mis on kasutusel nii ilu kui ka tervise valdkonnas üle terve maailma. Raido, millega tegeleb Cryotech Nordic? Oluline on siinkohal ära märkida, et Cryotech Nordic ei ole seadmete maaletooja ega edasimüüja, vaid me oleme tegelikult tootja ja toodame neid siin seadmeid Eestis, Tallinnas ja oleme teinud seda edukalt juba 13 aastat. Et kogu arendus, ehitus, kõik käib siin meie juures, aga lisaks on meil ka Soomes eraldi inseneridest arendustiim, kes siis ka panustab sellesse, et siit majast ikkagi kvaliteetsed seadmed välja läheks. Ja lisaks oleme me muidugi endale ümber kogunud üle maailma erinevaid alltöövõtjaid, kes siis aitavad meil erinevaid komponente toota, aga siiski see kvaliteet ja ütleme nii-öelda viimane lihv käib alati siit majast, et me saame anda garantii ja olla uhked selle üle, mis siis välja läheb, et see on alati heas korras ja teeb seda, mida täpselt vaja. Et oleme tänaseks, ütleme siis, tegutsenud 13 aastat ja tootnud ja saatnud neid seadmeid üle 50 riigi maailmas. Ja kas ma saan ikka õigesti aru, et need samad seadmed jõuavad siis ilukliinikutesse? Jah, jõuavad, et kuigi meil alguses oli fookus rohkem tippspordil ja spordil üldiselt, siis seadmed on mitme otstarbega ja samamoodi nii nagu tippsportlased soovivad ka tegelikult iluprotseduuride osalejad saada nähtavat tulemust, head enesetunnet ja head kvaliteeti. Ja seetõttu me olemegi nüüd viimastel aastatel pannud fookuse ilu- ja wellness keskkonna täiustamisele ja meil on väga-väga palju ägedaid ja põnevaid tooteid.
Jane, tutvusta meile seda kõige efektiivsemat seadet, külmakambrit. Kuidas see toimib? Jaa, see on kindlasti üks selline wow-efektiga seade. See on e-cabin ehk kogu keha krüoteraapia. Esimene reaktsioon on tavaliselt, et ma pean minema külma, aga tegelikult on see tunne pärast protseduuri nii hea, et inimesed tulevad tagasi just selle tunde pärast. Ilumaailmas on see super, sest see aitab kehal rahuneda, vähendab turset, toetab naha taastumist ja annab sellise värske toonusest tunde. Ja ausalt see glow, mis pärast tuleb, see on päriselt näha. Ja see ei ole mõeldud ainult sportlastele? Ei, absoluutselt mitte. Täna on see pigem juba beauty ja wellness teema. Kliendid tahavad ju tunda, et nad saavad midagi rohkemat kui lihtsalt siuke tavaline protseduur. Nad tahavad ju päriselt tulemust ja ka tunnet. Nii, ja ma lähen nüüd proovin ise siis selle külmakambri ära ja vaatame, mis tunde see mulle jätab. Praegu on siin kambris -111 kraadi ja minu kehatemperatuur on +10. Väga huvitav tunne. Ma tunnen, et üle terve mu keha jooksevad praegu sipelgad, aga naljakal kombel. See ei ole nii külm, kui ma tegelikult arvasin. Nüüd ma juba soojanen. Ei, no kui mu keha oli päriselt +10, siis ma võiks öelda, et see ei olnud üldse see ei olnud tegelikult nii raske. Aga liigume nüüd edasi. Mida teeb X-Stone? X-Stone on minu enda kindel lemmik, kuna ta töötab lihastega, aga samal ajal sa ise ei pea justkui mitte midagi tegema. See paneb lihased tööle väga intensiivselt ning on suunatud kindlale lihasgrupile. See tähendab keha toonust, vormi ja ka näiteks vaagnapõhja lihaste tugevdamist. See on tegelikult ju väga oluline, eriti ka naistele. Ja mis mulle eriti meeldib, sa saad seda pakkuda teenusena, kus klient lihtsalt tuleb, lõõgastub ja samal ajal keha teeb töö ära. See seade meenutab mulle küll nüüd Solariumit, aga mis asi see tegelikult on? Ei, Solariumist on asi väga kaugel. Tegelikult on see meie LED Pro. Ta on väga selline pehme, aga samas väga efektiivne. Las ma näitan sulle. No nii. Oi, kui punane. See töötab naha ja rakkude tasandil, aitab nahal taastuda, parandab selle kvaliteeti ja annab sellise ühtlasema, tervema välimuse. Ja see on ideaalne just kombineerimiseks, näiteks peale näohooldust või muid protseduure. See lihtsalt võimendab tulemust. Kusjuures paljud kliendid ütlevad, et nahk tundub pärast kuidagi elusam. Jane, aga kuhu sa mind nüüd tõid? Mitte midagi sellist, me ei ole küll varem kogenud. No Oxipro on hästi mõnus täiendus kõigele sellele. Kui kehal on rohkem hapnikku, siis kõik ju töötab palju paremini, sealhulgas ka naha taastumine. See annab sellise hästi värske ja kerge tunde ja samal ajal toetab ju kogu keha seespoolt. Ja mulle tegelikult meeldib mõelda, et ilu ei ole ainult see, mida me väljas teeme, vaid see, mis sees toimub, on ju sama oluline. Ja kui nüüd vaadata seda kõike tervikuna, siis mida see tähendab ilukliiniku või spa jaoks? See tähendab seda, et sa saad pakkuda midagi, mis päriselt eristub. Mitte lihtsalt, et veel üks teenus, vaid kogemus, millel on päriselt ka tulemus ja kliendid tunnetavad seda väga hästi. Ja kust peaks alustama, et neid seadmeid ise proovida ja oma ettevõttele tellida? Alustama peaks siit samast meie showroomist Tallinnast, et oluline siinkohal muidugi ära mainida, et see showroom ei ole mõeldud lõppkliendile, et ta tuleks siia protseduure nautima, vaid ikkagi äriklientidele, näiteks siin spa, ilukliinikute või wellnesskeskuste omanikele, et saaks neid seadmeid omal kehal või nahal proovida, et meie jaoks on hästi oluline, et see emotsioon oleks vahetu, et saaks ikkagi teada, mida ostetakse, mida ta see teeb ja kuna me oleme seda nii kaua teinud, siis me teame, et ta teeb seda, mida ta ütleb ja seda me tahamegi, et saaks oleks võimalik proovida ja kui see tunne on käes, siis saab näha, et kuhu see siis teenuse mõttes sobitub, et kas siis täiendab olemasolevaid teenuseid või saab avada täiesti uue liini uutele teenustele, et turul eristuda. Sisemine kindlustunne on ainuke jõud, mis meid elus edasi viib ja selle nimel saab nii mõndagi ära teha, kas või oma kogemusi jagada. Natalia, sa oled ellu kutsunud südamesse vestlusringi. Millised on need teemad, mida siin puudutatakse? Täna on siis tegemist tõesti vestlusõhtuga, kus me räägime tähtsatel teemadel südamest südamesse ja tõepoolest täna on siis teemaks vaimne tervis. Sellepärast, et mul on tunne, et see on väga aktuaalne teema, millest räägitakse liiga vähe. Räägi siis meile, et kas see siis on nagu välja mõeldud haigus või nagu moodne värk, et kõigil on depressioon või see on ikkagi nagu päris probleem? Need, kes on seda depressiooni siis päriselt kogenud
sest nad teavad väga hästi, et see ei tule laiskusest, on ju, kui sa oled mingi nädalaid, kuid lihtsalt voodis magad, mitte midagi ei tee. Ma ei tea, sööd, jood, magad jälle, nutad ja lihtsalt paned mõni kuid järjest, et ma olen see pigem ei ole laiskus. Aga miks on ikkagi oluline rääkida vaimse tervise teemadel? Vaimne tervis on kõige alus. Ma arvan, et kui vaimne tervis on korras, siis me armastame ennast rohkem ja kui me armastame ennast rohkem, siis me näiteks kiusame teisi vähem, tegeleme oma eludega ja muudame maailma paremaks paigaks. Ja kus sul selline idee sündis, et tänane vestlusring teha? Kõik sai tegelikult alguse 4 aastat tagasi, kui ma langesin sügavasse depressiooni, mul tekkisid paanikahood ja samal ajal tegelikult oli mul ka koroona. Nii et kõik sai alguse tegelikult, ma ise arvan nii, koroonast. Ja tollel ajal oli räägitud vaimsest tervisest, et kui ma ikkagi tuttavatele ütlesin, et ma vist peaksin hakkama antidepressanti võtma, siis selle asemel ei tulnud soe patsutusõlale, vaid ikkagi inimesed olid šokeeritud, mures, ahetasid ja ma tundsin, et selle teemal räägitakse nagu liiga vähe, et ma tahtsin kuskilt tuge saada, aga mul ei olnud seda kuskilt võtta, et täna räägivad erinevad tuntud inimesed ja ka lihtsalt sisuloojad sotsiaalmeedias sellest kõigest, et ma tundsin, et inimesed nagu peavad seda kas just tabuks, aga ei julge rääkida sellele teemal, siis ma võtan ohjad enda kätte ja räägin ise. Praegu mängib ju meie elus ka väga suurt rolli sotsiaalmeedia, kus nagu kõik on justkui ideaalne ja ma ka ise olen sisulooja ja postitan tõesti. Ma tegelikult nagu nüüd jagan ka vaimse tervise teekond, aga pikas pildis ma ikkagi panen lõbusaid pilte, rõõmsaid pilte, ainult lillepilte, käekoti pilte, et võib-olla inimesed vaatavad kõrvalt, et nemad ei ole võib-olla piisavalt head või midagi, aga ma olen ikkagi ka päris inimene ja mul on päris tunded, et ma tõesti tahan, et inimesed lihtsalt näeksid kaugemale, kui on need sotsiaalmeedia pildid. Ja milline on vestlusringi tulevik? No mina ikkagi tahangi maailma muuta, nagu ma ütlesin, inimeste mõttemaailma ja kindlasti selliseid vestlusõhtuid tuleb veel ja see ongi minu point, et näiteks täna ka on siia tulnud inimesed kui üksinda, et ei pea alati kellegiga kuhugi kaasa tulema, et inimene tulebki üksinda oma mõtetega siin kuulama, vaatama ja võib-olla mingisuguseid vastuseid otsima, nii et see ongi vestlusõhtu point ja tulevik, et rääkida inimestega südamesse ausatel teemadega. Ja ma tahaksin ka täna panna televaatajatele südamele, et ärge kartke küsida abi ja see on täiesti normaalne, kui te olete oma mõtetega, ma ei tea, pahuksis, et soovitan inimestel pigem elada väljapool, ei ole mõtet hoida asju enda sees, see teeb asju ainult hullemaks. Nii et hoidke ennast ja hoidke enda lähedasi ja olge teiste vastu heatahtlikud. Kõik, mida otsid, on sinu sees juba olemas. Vahel tuleb lihtsalt hetkeks peatuda ja kuulata. Loodame, et tänane saade andis selleks väikese tõuke. Aitäh, et veetsite selle laupäevase hommiku meiega ja kohtume ikka juba nädala pärast. Gold Time, sinu aeg särada.